Okei. Kui meil on olnud säärelihase vigastus, siis erinevate säärelihase tugevdamiste puhul üks kõige efektiivsemaid on nii-öelda negatiiv, see tähendab siis, et kand on allpool varvaste tasapinda, negative toe rises ehk siis negatiivist või miinusest alustatud põiale tõusud. Ja, mida selle puhul peab kindlasti alati vaatama, on see, et inimene, kellel see probleem on, et ta algasendis, kui ta tuleb alla, kannad toetuvad ja põlved on maksimaalselt sirged. Et jalgades ei oleks põlvest mitte mingisugust nurka. See tähendab, et põlv peab olema lukustatud sirgesse asendisse. See on esimene asi. Teine, mida alati peab kindlasti vaatama, on see, et kui ta läheb üles tõusu, siis üles tõus peab olema maksimaalsele kõrgusele. Et ei ole hetke, kus ta jõuaks ainult siia kuskile, ma ei tea, nii et 10 kraadi jääb puudu sellest üles tõusust, vaid ta surub ennast maksimaalselt lõpuni välja. See lõpuosa on kõige olulisem. Ja selleks, et see harjutus teha nüüd veel efektiivsemaks, siis hea oleks seda teha nii, et inimene, kellel see vigastus või probleem on olnud, saab kusagile toetuda. Ta võtab eest kas millestki kinni, seinast kinni, tõuseb maksimaalselt üles. Ja liigutuse rütm on allalaskmine, on nii-öelda siis eksentrilises faasis, põlved on kogu aeg sirged. Eksentrilises faasis, kus siis allalaskmiseks te sportlane võib lugeda näiteks 5-ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kannad puudutavad. Alumises faasis tekib venitusfaas. Siin oodatakse, loetakse 3-4-ni. 1, 2, 3, 4 ja üles tullakse suhteliselt suurema kiirusega. Ja niimoodi korduste arv 15-20. Eksentriliselt ehk siis hästi aeglaselt alla, põlved on sirged, allfaasis on hetkeline paus, 2-3 sekundit ja natuke suurema tempoga tullakse üles. Kahe jalaga tõusud on siis väga head faasis, kus me alustame säärelihase taastumisega. Kui säärelihas on juba muutunud piisavalt tugevaks või ahilluse probleem, mis iganes meil on, siis edasi me alustame sellega, kus me tõuseme üles kahe jalaga, ühe jala tõstame üles ja alla lähme ühe jala peale, aeglaselt alla. All tekib venitusfaas, põlv on sirge, kahe jalaga liigume üles, maksimaalselt üles alati, tõstame teise jala lahti ja ühega alla. Põlves sirgeks. Põiale tõusude või siis säärelihase tugevdamiseks kõige sagedam viga, mis tehakse, meil on küll praegu siin nurk on nii-öelda siis kand on allpool varbed, mis on negatiiv, aga me võime teha ka lihtsalt põiale tõuse, kus jalg on samas tasapinnas maaga. Kõige tavalisem viga, mis tehakse, on see, et ei tõusta põiale lõpuni välja. Neid jäädakse kusagile sellisesse mugavasse 10-15 kraadi enne lõppsirutust pidama ja siis lastakse uuesti alla. Ja ei lasta ka alla lõpuni faasi. Et töötatakse mingisuguses vahepealses faasis, mis tegelikult ei anna väga tugevat sellist säärelihase aktiveerimise jaoks vajalikku koormust. Ja veel unustatakse ära, et põlv läheb tihtipeale kõveraks. Et õige on siis sirge põlv ja see lõpu surumine on hästi oluline. Et surute nii maksimaalselt selle säärelihase pingesse lõpuni välja, kuni teil hüppeliiges võimaldab. See on hästi tähtis. Ja seda siis, kas teile tahate teha harjutust eksentriliselt, mis tähendab, et te liigute aeglaselt alla, või tahate teha teda normaalses rütmis, et üles ja alla liikumine on sama kiiruse peal. See on juba teie enda valik sõltuvalt sellest, millist või mida te täpselt siis treenida tahate. Kas tahate lihast tugevamaks, tahate teda kiiremaks või midagi muud. Aga olulised asjad, lõpuni välja sirutus, põlv sirge.